Pere, kas siit-sealt on jäänud kõrva küsimus, kas sinu tass on täis? Jällegi kellegi kommentaar. Minu tass on nii tühi. No ja siis, mida see muudab? Mul ei ole ju aega niikuinii. Mind oodatakse, mind vajatakse ja tühjased tass. Kui ma tegutsen, siis see toob mulle edu ja tulemused. Tuleb tuttav ette. Ma tahan sulle täna midagi näidata. See oled sina. Ja sinu elus on veel 3 tähtsat tassi. Need on töö, pere ja sõprussuhted. Kuidas sa täidad praegu oma tassi? Valad sinna ehk natukene edu, natuke õnne, natuke vastupidavust ja tervist, eks. Võib-olla natukene und, head toitu, võib-olla üks mõnus leboõhtu või vähemasti kübeke, pool saadetki televiisori ees lebotamist. Kuidas sulle tundub? Kas see tass siin on pooltühi või pooltäis? Aga hea algus seegi on ju, et siin on ikkagi puhas, hea vesi. Nüüd, sa annad kuhjaga endast ära selle jaoks, et tööl läheks hästi. Jah. Nüüd sa annad endast ära oma sõpradele ja lähedastele, kellel on sind ju vaja, sest sa oled nii vajalik ja hea inimene. Ja nüüd lähed sa ja annad kogu oma armastuse oma kallitele pereliikmetele. Mis sulle alles jäi? Mitte midagi. Mitte midagi. Sa oled täiesti tühi. Ja kui sa oled täiesti tühi, see viib sind stressi, pingesse. Tekib ebaväärane rahulolematuse tunne. Sul on kogu aeg tunne, nagu sa poleks andnud endast piisavalt. Just kui sa poleks piisav, tekivad igasugused küsimused, kõhklused, kahtlused ja aja jooksul sellest kõigest oled sa füüsiliselt haige ja põled läbi. Sinu elu saab olla rohkemat kui lihtsalt hakkama saamine. Anna endale kosutav ööuni. Täisväärtuslikud toitu, häid suhteid, meeldiv keskkond, võimalusi kasvamiseks, arenguks. Täidad oma unistusi, oma vajadusi, sa märkad ennast, sa pakud endale tähelepanu. Sa kasutad ennast hea ja paremaga. Sa teed seda, mida sa tahtsid teha. Kuidas nüüd tundub? Ja kas pole nii, et nüüd on sinu tass võimalusi täis? Nüüd sa lähed ja annad oma sõpradele. Ei, esimene oli töö, jah. Lähme teeme selle tööpäeva ära enne töö ja pärast lõbu. Ma ei tea, kes ikka nii ütles. Kas sa teab oled samas järgmine sõna? Lähed ja annad tööle endast head produktiivsed tulemused. Ja siis lähed sõprade juurde. Jagad nendega armastust ja väärtust. Aitad neil lahendada nende elus vajalikke olukordi. Tunda nendega koos rõõmu ja pakkuda teineteisele lähedust. Ja loomulikult sinu armas pere. Sinu armas pere, kellele sa annad endast kõik ja rohkemgi veel. Jäägitu armastus. Pikad sumedad vestlused ja hea olemine. Paned tähele, sinu tass on veel ikkagi küllaldane. Ta on pooltäis. Sinus on ikka seda energiat ja jaksu, et pakkuda endale nüüd uuesti seda kõike tuge, mida me selle täis valasime. Et sul oleks jaksu minna liikuma, teha trenni, juua head vett, head toitu, nautida head seltskonda, käia tööl, olla produktiivne ja edukas. Siis sul on seda kõike olemas. Kuid see kõik algab ikkagi sellest, et esmalt sa valid iseenda. Ja siis on sul rohkem, mida endast välja anda. Ja see, mida sa annad endast välja, on veel väärtuslikum, veel tulemuslikum ja loob sulle just nimelt neid tulemusi, mida sa tegelikult ju vajad ja ootad. Kuidas seda tegema hakata? Sa ju tead, et see on kinnistunud harjumuste ja mõttemustrite külge kinni.
see on prioriteetide ümberseadmine, eks? Kuskile tuleb seada piirid, et oleks võimalus täita endale antud lubadusi. Mul on sulle lahendus. Ma viin sellel neljapäeval, 24. augustil läbi mastermindi, kuidas ettevõtjana oma tööjõudlust, mõtteid ja vaimset tervist hoida. Keda ma sinna ootan? Kui see, mida ma sinuga just hetk tagasi jagasin, sind puudutas, sind kõnetas, siis ootangi ma just sind sinna. Ole sa siis kas ettevõtja, väärtuse jagaja, õpetaja või inimene, kes kõigepealt annab endast kõik ära. Kõik annab välja, annab endast parima, sest ta lihtsalt tahab olla hea, tubli, vägev, edukas. Aga samal ajal unustab iseenda. See mastermind on sinu reaalsuskontroll. See vastab sinu küsimustele, millest sõltub sinu tööjõudlus, millest sõltuvad sinu peas tiirutavad mõtted, mis sind rahule ei jäta. See mastermind vastab küsimusele, kas sa juhid oma mõtteid ise või juhivad mõtted hoopiski sind. Kujutad sa seda ette? Kas sa teadsid, et kui sa suunad teadlikult oma mõtteid, siis sa ketrad peas kogu aeg ainult mineviku sündmusi? Märka! Me vastame seal küsimusele, kuidas juhtida oma mõtteid ja sisekõnet. Et sellisel hetkel, kui sul tuleb idee, sa jõuaksid ka tegudeni. Mitte ei laseks vahele tulla kahtlustel ja igasugu vabandustel. Ja ma arvan, et sa oled ka tundnud seda hetke elus, et ükspäev tundub sulle, et kõik on võimalik. Kõik, mida sa tahad saavutada, on teostatav ja sa tunnedki, et sa saad hakkama. Ja järgmisel päeval juba esimesest hetkest, kui sa silmad avad, sa tunned, et sa ei saa hakkama, sa ei jõua, ei jaksa. Ma vastan sulle sellele küsimusele, miks niimoodi juhtub. Me räägime sellest, mis on energia ja vaimse tervise vundament, kuidas luua ennast toetavaid harjumusi kergusega nii, et nad jääksid sinuga, mitte ei oleks ainult nii selleks üheks hetkeks, kui sa ennast kokku võtad ja neid hoiad, vaid et nad jääksid püsivalt sinuga. Ja ma jagan sinuga seda, et miks on oluline leida aega iseenda jaoks, kuidas see päriselt sinu elus siis tegelikult muutma hakkab, milleks sa võimeline oled. Mina ootan sind. Ja kui sa märkasid, et selle mastermindi aeg sulle tegelikult väga nagu ei sobi, see on neljapäevane päev, algab kella 2 ja kestab siis tõesti üle 3 tunni, seal vahel on 15-minutine paus, siis tea, et see on ka järelvaadatav. Ja see on okei, kui sa vaatad järgi ja võtad endale aega, sest järelvaatamiseks on sul terve kuu praktika muudkui ülekuulamiseks ja oma elu rakendamiseks. Mina ootan sind. Tule toome sinu potentsiaali esile. Paneme su särama. Sinus on nii palju, mida anda, jagada ja et kõigepealt anda seda iseendale. Näeme!